sporti peaks võtma tänapäeva noored väga tõsiselt, kes siis nagu üldse tahavad sellega tegeleda. Et tegelikult ei ole põhjust nagu aega nagu surnuks lüüa, selles mõttes surnuks, et kui teha, siis hästi tõsiselt. No kaks poolt, üks pool on kindlasti see, et ega see sport annab ikkagi tervise tulevaseks eluks ja kui nagu ma alustasin ka oma juttu, kui teha siis tõsiselt, siis ütleme harrastusspordist edasi, siis peaks ikka päris palju individuaalset tööd tänapäeval noor tegema, et ega kui me räägime meeskonnamängudest, siis ütleme, et ainult meeskonnaga treenides elu on näidanud, et ega see noor siis ütleme päris tippsporti ei jõua, et noh, üksikud andekad kutid võivad jõuda, aga üldjuhul on vaja ikka päris palju individuaalset tööd teha. Minu selline hästi pikaajaline kogemus on näidanud, et saab ka, ütleme, selliste päris keskmiste võimetega kutt, kes näeb hästi kõvasti vaeva ka individuaalse tööga, siis ta võib jõuda, ütleme, sellise väga korralikule tasemele, ütleme, et kas siis Eesti liigas päris tippmängijaks või siis siin lähiriikides, näiteks Soome, et see on nagu sellise suure tööga võimalik. Eraldi on need anded, kes jah, on sellised üliandekad ja võib-olla need reeglid nende kohta ei kehti, aga soovitan sporti hästi noortel tõsiselt teha. Ja mis puudutab käsipalli, siis käsipalli ma soovitan kindlasti sellepärast teha, et käsipall on selline mäng, kus tegelikult ta on kontaktne mäng, paljud nagu tegelikult ei taha seda kontakti kogu aeg, et just otsivad selliseid spordialasid, kus oleks vähem kontakti, aga mina just nagu soovitan sellepärast, et kõik lihasgrupid, mis inimesel nagu on, nad peavad olema tegelikult väga tugevad ja kui ma seda juttu nagu alustasin ka sellest, et sport annab, ütleme, tervise ja eelduse terveks tulevaks eluks, siis käsipall kindlasti on see spordiala, kui teda teha, ütleme, kas või näiteks noorteklassi lõpuni, siis ta annab väga tugeva põhja terveks tulevaseks eluks. Ega meil on tegemist meeskonnamänguga, et ega üks põhilisi kreedosid on kindlasti see, et sa pead olema tugev meeskonnamängija, et ega sa individualistina siin selles seltskonnas, ütleme, läbi ei löö. Teine kindlasti peab olema, tundub natuke võib-olla kummaline, aga ma arvan, et selline aus mäng, aususe põhimõte, mitte ainult ka mängulise poole pealt, vaid üleüldse, kui sa selles tiimis tahad olla, siis sa pead tegelikult olema aus mees, eks ole, kõigi suhtes, et see on sellised võib-olla kaks asja ja kui siia lisada, siis nagu ma ütlesingi, tahteline pool kolmandaks, siis mina arvan, et need on sellised kõige olulisemad asjad. Ja ma arvan, et see tahteline pool ei ole, ütleme, ainult see teema, et tahteline, ütleme, füüsiliselt pingutada, vaid tegelikult on ülioluline see mentaalne tahteline pool ka ja minu arust on nagu, kui seda räägime tippsporti teha, siis just see mentaalsuse pool tuleb üles, et mis on sellest kasu, kui ma näiteks olen hea treenija või ütleme, treenin hästi, treeningprotsessis olen silmapaistev. Ja nüüd tuleb võistlusmoment, väga tähtis mäng või väga tähtsad mängud, neid nagu läbi aastate, läbi hooaegade ja ütleme, et ma olen see läbipõleja nendes olukordades, et sportlane see selline, ütleme, treeneritöös ja see on hästi individuaalne lähenemine, et ega oleme kasutanud oma töös ka spordipsühholoogia, et tegelikult treener peab ikkagi suutma nende mängijatega eraldi hästi palju sellistest asjadest nagu rääkida ja suutma neid mängijaid viia sellisesse seisundisse, et ta ei kõrbe nendes otsustavates mängudes läbi, et see on selline, ma arvan, see on tahtelise poolega täiesti koos käivad asjad, need kaks poolt.